vlogikaamera. Sa pead neid kommentaare võtma. Nii, nüüd me oleme siin Tallinna lennujaamas. Läheme Saksamaale. Vahen head sõbrapäeva kõigile. Hello. Tere! Mina olen Torni. Jaa. Hours and 40 minutes as planned. No, the journey seemed like it lasted 2 hours and 40 minutes. Salute. Upstairs is 2 bedrooms with a single bed. So it's whoever doesn't want to share with anybody is upstairs. That's up to you guys to decide how you split where you want to sleep. Jep. Tossa coin or whatever. Peate üle olema sellest, ei jää midagi muud üle. Maine, sa paned 3 päeva lihtsalt järjest. Mingi mees. Aga Raidul on põhihallid on seal saalis käinud ja igal pool käinud. Sul ka ju, sa käisid Saaremaal alles. See oli eelmine aasta. Ei olnud ju. Nüüd käisite ka ju. Kiluga. Kiluga on isa. Isa nimi on Kilu. Kutsuta. Hüüdnimi. Morning. Good morning. All good? Yes. Lähme 110-ga, 120-ga ei pea võib-olla see väike seest ära. Aga 100-ga me ei jõua mitte kunagi kohale. Me sõidame 4 tundi sinna umbes. Räägi muljeid. Väga äge, tahaks rajale saada nagu rohkem midagi praegu. See on nagu põhi eesmärk. Ootan ka juba rajale saabumist. Tahaks sõita täiega juba. Me viitsisin autos istuda. Saaks ühe korra ära sõita, siis oleks nagu korras. Siis juba oskaks mõelda rohkem. Tahaks nagu selle tuletuse kätte. Tahaks need mürgid välja saada, on ju? Ma ei tea, kas mürgid, aga tahaks käe täis saada. Jah. Ära rohkem filmi, ma hakkan krõpsu sööma. Esmamuljed on? Tundub kõva. Eks kange on olla, aga või teha. Nagu väiksel lapsel enne jõule, et pikalt sai oodatud, aga nüüd on kõik, nüüd kiilus kinni. Esimene Bill Redsandis on 2-taktiline ikka.
vormi, kuhu sa tõid meid? Hispaaniasse. Millega sa vabandad ennast? See ei olegi vabandada, ma lihtsalt jõulude aeg vaatasin peeglisse ja vaatasin õue ja mõtlesin, et nii ei saa. Ja panin Moto9-st panime pundi kokku ja enamus on klubilised õnneks ja polegi midagi. Sõitsime siia paar tuhat kilomeetrit ja 50 tundi või kaua meil läks ja me oleme kohale ja ongi kõik. Tema on siis kohalik meil, mitte kohalik, aga eestlane, aga kes siis nagu on siis Hispaania kontakt. Tema on siis, teeb seda nagu siis professionaalselt ja meie väga hea sõber ja Moto9-i nagu kolleeg, ka mingil määral klubiline ja tänu temale siis on nagu kõik need asjad siin üldse saanud tehtud. Ilma temalt oleks väga raske nagu Hispaania keelt ei mõika ja nagu kohalikega rääkida ei saa, et nii palju informatsiooni on tulnud nagu läbi tema, mida me ise ilmselt ei oleks nagu saanudki nagu teha, et kõik need majutused ja kõik asjad, et see on nagu kõik teema. Ja nüüd ei olegi midagi, kuitid sõidavad teeneks ennast, 3 päeva Reetsandis, siis on puhkepäev, siis on mingi väiksem private track, siis on jälle üks suurem rada, siis on jälle puhkepäev ja siis on juba, tuleb vaba kava, vaatame, kuhu kuitid tahavad minna ja kus nad sõita tahavad, et küsime arvamusi ja hääletame ja polegi midagi. Demokraatia põhimõtteliselt. Aga noh, praegu ilm on ilus selles suhtes, et ma ei tea, mis ta veel näitas, 16-17 kraadi, tuul tõmbas natuke maha ennast ja mäed on ümberringi ja hetkel on elu ilus. Et see on päris rada ikka. Siin on nagu vaja kogu aeg tööd teha ja mõelda ja elemendid on sellised, et sa pead nagu pingutama ka, et ära teha. Eestis on ikka suht, võid tiksudes teha, aga siin pead ikka natuke suruma, et saada mingid hüppeid üle ja kogu aeg peab nagu olema nagu kohal ja mõtlema kaasa, muidu võib nagu vekki minna. Suht äge on nagu, kui siin teed asjad ära, siis on Eestis ikka palju lihtsam. Väga hevi, aga kogemus on hea. Raskeks teeb? Kõva pinnas, suured hüpped, teravad nukid. Veits kõik. Harjunud pehmes liivas, mitte ilma hüpeteta. Hoopis teine. Minu jaoks on rada jube hea, aga jube hirmus on, et nagu lähed hüpetes, tuleb siuke natuke püksi veits juba. Õhtul püsti pesuga. Jah. Evertsi rada igal juhul on Seda peab, jah. hetkel vähe üle võimete. Maandumine on liiga ohtlik minu jaoks, et ei ole sujuvalt ei saa maanduda, vaid kui hüpe jääb lühikeseks, siis on suht perse majas. Et peale 2 kuud päris ei hakka jamama. Vaatame, proovime teisi radasi ka. No esimene sõit oli nagu ma arvasin, et ma ei osanud oodata, et hüpped nii teravad on, aga mõni ring ikka võiks aega, et neid hüppesid proovida ja hüppesin natuke hüppepõhja ka, siis natuke jäi jahedaks küll, aga lõpuks sain ikkagi üle ja noh, see oli esimene sõit sellest, terve päev siin meil aega õppida, 2 päeva veel ja Ei ole kõva pinna. et jah, teistsugune, Eestis sellist rada ei saa, noh, täitsa huvitav kogemus. See on see pihitool, jah? Jaa. Pääses ka rajale. Oli hirmus? Muidugi oli hirmus. Aga ma tegin mingi 4-5 ringi tegin sellel väiksel rajal. Nende mõistes on ilmselt mingi hobimeeste rada, ma arvan. Aga isegi see oli minu jaoks natuke liiga raske, sest et ratas oli võõras,
varustus oli võõras, saapad olid suured, kiiver oli väike, kaitsmevest oli väike, selles suhtes, et polegi nagu, ma tahtsin lihtsalt oma selle linnukese kirja saada, et ma olen käinud ja ma olen proovinud ja tegelikult mina rohkem tulin siia Hispaaniasse nagu päikest võtma ja D-vitamiini ammutama ja siukseid asju tegema, et kui siin need kiired poisid on rahul, siis on juba nagu, siis olen mina ka rahul ja siis on nagu see reis kõik õnnestunud ja kui kõik peale Robert enam-vähem tervelt koju ka saavad, et siis on kõik hästi, et Robert on meil jah see ebaõnne sõdur olnud see reis, kes võtab kõik selle kehvema poole sellest reisist võtab enda kaela, et ta sai ju siin mesilase või erilase käest sai nõelata ja siis mingi sipelgas hammustas teda ja siis ta eile kukkus, sai õlale haiget, siis ta seal meil mägedes, ronides kukkus, õnneks jäi ellu ja siis täna, mis on täna juhtus? Hüppas üle ja vist väänas hüppeliigese välja ja siis tal veel esimene päev läks tagumine rehv puruks, nii et kõik asjad, Kaimeril läks ka täna tagumine rehv, et kõik jama see Robert ikka enda kaela ei võta, aga enamus jama võttis ära, jah? Ei ole. Seal on